vahel ma lihtsalt surfan netis ringi ja järsku ma satun lennupiletite peale. Ja siis vaatan, et lennupiletid on liiga odavad. Ja nii me sõidamegi praegu issiga lennujaama ja lähme Šotimaale Edinburghi. Paigutas meid papsiga nagu erinevatesse kohtadesse. Põhimõtteliselt tema koht on siis kõige ees, minu koht on kõige taga, aga õnneks tuli välja, et meie mõlema kõrval on mõlemad istmed vabad, seega kui lennuk on üles tõusnud, siis ma lähen kindlasti tema juurde, sest et 2,5 tundi üksi istuda võib väga igav olla. Jõudsime lõpuks Edinburghi. Arvasin, et võtab vastu klassikaline UK ilm ehk siis vihm, aga praegu on lihtsalt natuke pilvine. Vihma ei saja, ma olen pusaga, suht soe on ja lähme otsime oma bussi üles. Jõudsime Edinburghi kesklinna. Ütleme nii, et siin on väga palju soojem, kui ma arvasin. Mul on pusaga ka palav. Essil on juppe seljas, ma ei tea, kas tal on ka palav. Jube. Jube palav. Aga ümbrus on väga ilus. Lähme otsime enda hosteli üles. Peale hostelisse sisse registreerimist võtsime suuna Edinburghi lossi poole, mis on üks põhilisi vaatamisväärsusi seal linnas ning üks väheseid muuseume, mille eest maksma peab. Lossil on pikk ja värvikas ajalugu, olles olnud nii kindlus, vangla, sõjaväebaas kui ka koduks kuninglikule perele. Koduks lausa mitmeid sajandeid. Kuninganna Margaret suri siin aastal 1093. Tema poeg, kuningas David I, ehitas hiljem ema auks kabeli. Püha Margareti kabelis saab kusjuures siiani abielluda ning lasta end ristida. Ja muideks, see kabel on kogu Edinburghi kõige vanem ehitis. Lossi suures saalis leidsid aset suured banketid ja tähtsad üritused. Saal ehitati aastal 1511 kuningas James VI jaoks, kes kahjuks seda väga kaua nautida ei saanud, sest ta tapeti 2 aastat hiljem. Hilisemalt on saal veel olnud kasarmuks sõduritele ning ka militaarhaigla. Minu jaoks kõige põnevam osa lossist oli sõjavangide ala, kus näidati, kuidas vangid seal vanasti elasid. Aastal 1811 üritasid 50 sõjavangi põgeneda läbi seinas oleva augu, laskudes köitega mööda kaljuserva alla. 49 vangi pääsesid minema, 1 hukkus teel alla. Tänasel päeval on kroonitoas nähtaval ikooniline saatuse kivi, millega pühitseti monarh ametisse mitmeid sajandeid. Kivi oli koos mitmete aaretega valvsalt turvatud, seega kahjuks neid filmida ei tohtinud. Sobib, jah? Väga ilus. Väga sinu stiili. Võta üks see ka. Üks kilt ka ette. Oh.
aga roheline ja punane vist ei sobi kokku. No, võib-olla sobib. Täis. Vaat siia. Räägi. Ilus. Jah, tõeline šoti mees. Oleme tulnud õhtus sööma siuksesse klassikalisse šoti pubisse. Toidud jõudsid kohale. Mina võtsin siis UK klassikalise toidu fish and chips, mis on siis paneeritud, mis kala see oli? Tursk. Paneeritud tursk, friikaad, herned, kaste ja sul on mingi huvitav. Ja hagise pirukas. Hagis on siis tegelikult lambamaos küpsetatud siseelundite siuke hake südamest, kopsust, maksast, neerudest koosnev siuke segu. Aga nüüd on nagu sellise pirukana, et vaatame, kuidas maitseb. Ja siin on veel mingi püree. Ja kartulipüree ja whiskysoos. Nice. Ilkupüüdvalt värviline Victoria tänav. Arvatakse, et just see tänav oli J.K. Rowlingule inspiratsiooniks kuulsa võlurite poodlemise tänava Diagon Alley kujunemisele. Just sellelt tänavalt leidsime me kuulsa Museum Context poe, mis müüb ametlikult litsentsitud Harry Potteri tooteid. Nimelistest võlukeppidest Gryffindori riieteni välja. Vali, mida vaid soovid. Kuna see reis tuli meile üsna ootamatult, siis me tegime suht väga odava reisi. Ehk siis me ööbime hostelis, pakun, et mingi 90 inimesega ühes toas. Nii et näitame natuke teile hostelit ka. Saime hakkama. Siinpool on kubi, võib-olla jõuame hiljem siia ka. Hosteli asukohaga meil tõsiselt vedas. Kõik tähtsamad vaatamisväärsused jäid meist vaid 1 kilomeetri raadiusesse. Peale kiiret hostelis käiku jalutasime edasi Calton Hillile, kus tavanesid igast küljest imelised vaated Edinburghi linnale. Normaalsed inimesed vist ei tule õhtul surnuaeda jalutama. Võib-olla on see imelik, kuid meile väga meeldib surnuaed uudistada ja soovitame teilgi minna. Erinevates riikides näevad surnuaiad väga erinevad välja. Siin Edinburghis on nad justkui mõnest muinasjutust välja hüpanud. Võimsate ehitiste ja huvitavate hauakividega. Šotimaal pidi olema traditsiooniline magustoit, ära fritüüritud marsipatoon. Nii et ma kohe maitsen seda, mis maitsega see on. Oho, tundub vedel. Aga see näeb päris hea välja. Sula šokolaad. Jep.
suht plönn. Päris hea. Mulle muidu mars ei maitse, aga nii on päris hea. Tere varahommikust. Meie oleme tulnud pargipingile hommikust sööma, sest et kell on liiga vähe ja kohad ei ole veel lahti. Aga me läksime poodi ja UK-s igal pool on selline asi poes nagu meal deal. Ehk siis sa saad valida endale ühe sellise põhitoidu, ühe snäki, ühe joogi. Ja siis see maksab meil maksis £3.50. Ja mina valisin siit rohelise smuuti. Chicken, bacon, Caesar, kanavräpp ja siis üks pitsarull. Ja mis sa valisid? Minul on tuunikalapasta, oliivid, karamell macchiato ja lisaks paar keedumuna. Nägime eile, et linna lähedal on üks väike mäeke ja tundus, et siin on matkarajad ka, nii et me tulime vaatama. Lähme ronime siis üles. Olen nii ammu trenni teinud, et väsitab juba ära. Aga ümberringi on jällegi väga ilus. Tulime täna Šoti rahvusmuuseumisse. Päris huvitav fakt on see, et väga paljud mingid muuseumid ja rahvusasjad on neil siis tasuta külastamiseks. Mitte ei pea mitte midagi maksma, vaid saad lihtsalt tulla vaatama, et harida end. Oleme tulnud jälle sööma Šotimaa rahvustoite. Siin on siis supp, mis ma tahtsin proovida, oli mingisugune Cullen sink. Sellel oli siis
põhimõtteliselt suitsutatud kala, kartulid, porrut ja sellist kreemikastet. Ja siis on siin veel šotimunad, mis on siis munad kaetud mingi hakklihamassiga. Ja friikad. Kuidas maitseb kalasupp? Supp on väga hea, kreemine, suitsukalane, külmsuitsu lõhe või ilmselt mitte lõhe, aga ma arvan, et tursk on siuke üldine kala siin, Atlandi-ookeani kala. Kohe vaatame, mis siin on. Väga mõnus. Scottish smoked fish. No jah, ei ole otseselt öeldud. Aga tundub jah mingi valge kala mulle. Väga hea, tõesti väga hea, kreemine ja mõnus. Maitsen šotimuna. Natuke küüslaugu majoneesi peale. Hea maitsega, aga ta oli päris kallis. Ütleme nii, et meie kalasupp maksis vähem kui 2 sellist poolikut munakest. Aga hea maitsega. Ei vingu, sai lõpuks süüa. Selline asi, jook nagu butterscotch beer, mida joodi siis Harry Potteri filmides kogu aeg. Ma juba proovisin seda, aga ma võin seda uuesti proovida. See on iga korraga veel rõvedam. Nagu sööks mulliga suhkrut, mis on natuke iirise maitsega. Ma vist ei joo seda rohkem. Oleme tulnud jälle surnuaiale jalutama, aga see pole mitte tavaline surnuaed, vaid selles surnuaias on maetud üks inimene, kes siis on üks põhitegelastest Harry Potteri filmides. Ja selleks on Lord Voldemort ehk Thomas Riddle. Samamoodi on siis siin palju teisi nimesi kõrvaltegelaste omi, mis siis J.K. Rowlingul siin jalutades silma jäid ja mida ta oma raamatus kasutas. Siin tundub, et on siis ühe koera haud. Mina nii täpselt ei tea, aga mu isa teab sellest võib-olla mingi juttu rääkida. Ja selle kohta on legend, et ta väidetavalt tuli oma peremehe hauale, kes maeti siia surnuaeda ja istus siin peremehe haual 14 aastat keeldudes nagu lahkumast siit. Et selles mõttes on, keegi ei tea, kas see on linnalegend või mitte, aga igasugu ausambaid on talle püstitatud nagu siuke truuduse ja ustavuse etalonile. Tulime hommikus sööma, leidsime väga heade hindadega hommikusegi koha. Tavaliselt need Scottish breakfastid ja English breakfastid maksid mingi 10 ringi. Siin on kõige suurem on 6,80. Samamoodi võtsin endale hommikusöögi kõrvale tee ja britid panevad endale tee sisse piima, nii et ma panen ka piima. Ma kunagi olen joonud tegelikult piimaga, päris hea oli isegi, nii et proovige ka. Minu taga on siis George Herioti kool, väidetavalt millest on inspireeritud Harry Potteris sigatüüka kool ehk Hogwarts. Ja ma ei tea, võite ise vaadata, kas tundub sarnane või mitte. Tuleb välja, et see kool ei olnudki see kool, mida ma arvasin. Kuigi minu arust see näeb palju rohkem selle Hogwartsi moodi välja kui see, mis see päriselt on. Aga sinna juurde päris ei saanudki. Kõik oli siis aedadega suletud ala. Nii et ma sain seda ainult kaugelt filmida. Nagu näha, on Harry Potter selles linnas suur tõmbenumber. Elevandimaja kohvik on koht, kus J.K. Rowling väidetavalt esimest Harry Potteri raamatut kirjutamas käis.
nägime väljas akna peal sellist suurt ära röstitud siga juba tegelikult paar päeva tagasi ja täna tulime sööma. Siis said endal panna kokku sellise võileiva. Siia vahele said siis valida kas hagise, sellise püree või siis sibula ja salvei püree. Mina valisin sibula, siis pandi seda sealiha siia vahele palju ja siis siia said valida veel kastme vahele. Ma panin classic applesauce ja siia nüüd lõppu pandi veel mingi kamar ka niimoodi peale. Kaunistuseks äkki. Ei, kamar on kõige parem osa. Crackling. No, võib-olla tõesti. Et teist. On hea küll, jah. Hästi mahlane liha. No nii. Jäätis ja pontsik. Kuskil siin sees peaks olema jäätis. On hyvä. Magus. Siin on mingi mingid kastmed ja küpsis ja purud ja asjad peal. Tundub hea. Tulime The World's End pubi, mis tähendab siis maailmalõpubaar. Ja nime sai see sellest, et Edinburghi linn oli kunagi müüridega ümbritsetud sõja ajal. Ja siin siis selle The World's End pubi juures selle lähedal oli kohe siis see müüri nagu algus või lõpp, ühesõnaga see müür. Ja siis sellest välja minna ei saanud. Ja maailma lõpuks kutsutakse teda sellepärast, et väljaspool seda müüri paljud Edinburghi inimesed lihtsalt ei teadnud enam, mis maailm on, sest nad polnud seal kunagi käinud. Ja selle jaoks, et kui sa tahtsidki siit välja minna, siis selle jaoks pidid väga palju raha maksma, mida enamik inimestel ei olnud ja siis nad ei saanudki kunagi väljaspool seda müüri käia. Aga tegelikult üks põhjus, mille jaoks mina siia The World's End baari tahtsin tulla, on siiski briti kultusfilm The World's End. Selline, kuidas ma siis ütlen, nagu legendaarne skifi movie. See film nii-öelda algas sellest, kuidas nad tulid siia The World's End baari ja minu arust kas lõppes vist ka kuidagi nende kaadritega, kui nad siin World's Endis toimetasid. Viimase päeva veetsime me käies giidiga tuuril St. Giles'i katedraalis, kus kuulasime kiriku ajaloo kohta ning saime kaunist arhitektuuri vaadelda. Tulime sööma sellisesse Brasiilia kohta. Valisime selle koha ausalt öeldes sellepärast, et ühes äpis oli nimelt selline pakkumine, et kui tuled siia sööma, siis on -40% siis tervelt menüült, kogu menüült maha. Selles mõttes nagu söögikohtade poolest on see äpi nimi on The Fork kahvel ja ta töötab üle maailma ja töötab päris hästi ja nendel on hästi palju pakkumisi, siis sa kogud sealt mingeid boonuspunkte, sa saad jätta mingeid reviewsid ja kõike seda, et nagu kui sööma tahate minna, siis see The Fork on nagu igatahes abiks söögikohtade leidmisel. Ja tõesti on pakkumisi selliseid -40, -50% selle äpi nii-öelda kasutajatele. Kell on 4:15 hommikul, oleme Edinburghi lennujaama jõudnud. Tulime siia ööbussiga, mis on eriti äge, et iga poole tunni tagant öösiti käib siis buss lennujaama, mis võiks Eestis ka olla. Ma mäletan, meil oli Eestis läks lend mingi 6:20, aga pidime ikka minema
taksoga, sest busse veel ei liikunud sinna. Olemegi tagasi Tallinnas, seekord siis selline kultuursem trip ja jah, siit lähevad meie teed lahku. Ja auto juurde Viljandisse. Tšau. Tšauki.